Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere, head kuulajad, käes on 23. august ja meie oleme digitunniga eetris, et teile rääkida viimaseid tehnoloogia uudiseid ja teateid sellest maailmast. Mina olen Hans Lõugas ja Henrik Roonemaa on teine saatejuht. Ja räägime täna sellest, et üks Eesti teleteenuse pakkuja tõi lahenduse, uue nutitv lahenduse ja me üritame natukene aru saada, kas see siis on päriselt uus ja põnev või sarnandab ikkagi konkurentide pakutavale. Möödunud nädal pakkus ka reaalelulisi võimalusi kontrollida või kogeda, kas tuhandete inimeste koroonatõendite läbipiiksutamine on võimalik ühe ürituse raames või ei ole. Graafikakaardid, üks oluline komponent kõikide arvutite juures on millegipärast aastaid juba olnud sellises alapakkumises. Tundub, et see veel nii jätkub. Facebooki juht, looja ja õpetaja Mark Zuckerberg ütleb, et järgmise viie aasta jooksul või 5 aasta pärast võivad inimesed elada ja töötada seal, kus nad tahavad ja käia siis koos tööl virtuaalses koosolekuruumis, mille teenuse nüüd ta on ka avalikkuse ette toonud ja me saame sellest rääkida, see on päris huvitav ja veider samal ajal. Ja kaugtöö sellistest negatiivsetest külgedest räägime samuti, kuidas üle maailma tegelikult on näiteid, et inimesed istuvad kodus, teevad kaugtööd. Nende elu ei ole üldse mitte lust ja lillepidu, vaid üsna jube. Ja ma arvan, et hulk muid suuremaid, väiksemaid uudiseid mahub tänasesse saatesse veel. Digitund. No nii, eelmisel nädalal näitas siis Elisa oma uut TV-lahendust. Uue põlvkonna Digibox on see, mille nad välja tõid. Ja eks ta on selline asi, mis tegelikult puudutab väga paljust Eesti inimesi, sest et ühe või teise teenusepakkuja teleteenus on igaühel kas kodus või maakodus või igal pool. Et kui see teenus muutub kuidagi paremaks või huvitavamaks, siis on see igatahes huvitav. Ja vaatame, mida see Elisa siis nüüd lubab teha oma uue lahendusega. Nende pakkumise eripära on siis see, et nüüd on uus Digibox, mis põhimõtteliselt ei ole seotud enam sellega, missugune kaabliühendus või internetiühendus sul kodus on. Üks Digibox töötab siis ükskõik, kus on internet. Ja mitte ainult tegelikult, et ta ei ole seotud selle ühendusega, mis sul on. See võib olla ka mobiilne ühendus tegelikult, see võib olla ükskõik milline ühendus Euroopa Liidu piires, aga minu meelest on tegelikult väga viimane aeg, et see Digibox üldse ei ole enam seotud Digiboxi endaga, et tulevad, on juba väljas siis Android TV äpid ja lubatakse ka minu LG-le, kus on natukene teine operatsioonisüsteem, lubatakse ka. Ehk Elisa nüüd on ikkagi jõudnud sinna, kus seda Digiboxi teleri alla teoreetiliselt ei ole vaja. Ja mind see erakordselt rõõmustab, sellepärast, et mul on elektripistikuid teleka taga liiga vähe, sest iga asi tahab elektrit saada. Mul on HDMI-sid teleka küljes vähe või juhtmed tolknevad kuskilt telekalt välja. See kõik on ebameeldiv. Üks pult, mille patakad saavad jälle tühjaks ja tuleb vahetada. Et kui ma saan sellest boksist lahti, siis see iseenesest on, vähemasti minu jaoks on väga suur mugavusargument, kui see kõik töötab nii, nagu ta peaks töötama. No see äpina teleteenuse kasutamine, millest sina räägid, ja ma arvan, et sa oled selline, ja mina ka tegelikult, me oleme sellised early adopterid, kes tahavad, enamus inimesi tahavad käehoida pulti on ju. Samas see äpi asi, see on nagu loogiline ja mõistlik, sest et mis on üks Elisa taolise või teiste, kes Eestis on Telia ja Tele2, nende eripära ei ole ju toota mingisuguseid vidinaid, vaid ikka pakkuda sisu ja mingisugust televisiooniteenust. Et see on väga loogiline ja mõistlik ja Telia kunagi ju tegi isegi Samsungi telekatele sellise asja, aga see ei vedanud välja. Ja praegu, kui ma vaatan tegelikult oma telekat, mille mul on Android operatsioonisüsteemiga telekas, siis ma ei näe nagu mingit põhjust, miks nad ikka ei ole veel telekomit välja toonud oma äppe, et Elisa nüüd lõpuks tõi. Sest mu telekas on juba Netflix, Amazon Prime Video, mul on Jupiter, on ju, maksumaksja raha eest tehtud rahvusringhäälingu teenus töötab väga. Eraldi äpina lihtsalt, tõmbad sealt Google'i äpi poest tõmbad alla ja paned käima, nagu Netflix, eks? Ja väga mõnus on vaadata. Aga see pult on sul, sa ütlesid enne, et inimestel meeldib, kui pult on käes, aga teleri pulti pealt sa ju ikkagi juhid seda, et sa ei pea telefoni pealt juhtima. Et see mõttes mulle ka väga pult meeldib.
aga mitte, et sulle need 3 erinevat ja mõtled, et millise ma nüüd siis pean võtma, eks. Ja siis on see, et kas teler on selle HDMI sisendi peal ja tõesti, kuni selleni, et ma pean tolmu pühkima veel ühe asja pealt, mis seal teleri all on. Aga see selleks, ühesõnaga, et esimene variant siis seda Elisa uut teenust tarbida või mis on nagu tore selle juures on see, et väga paljudel inimestel seda boksi pole üldse vaja, kellel on siis mingisugune nutiteler, mis seda kasutab. Muide, ma jään nüüd vastuse võlgu, ma hakkasin praegu siin rääkides mõtlema, et kas Samsungid olid ka seal sees või? Mis teler sul on? Mis firma? Philips. Okei, Philips on Androidi peal, aga kas Samsung on ka Androidi peal või? Et sa võid edasi rääkida, ma kohe guugeldan kiiresti. Samsungid sa guugelda, aga jah, tegelikult Android katab väga suure osa ikkagi ära nendest, et VBOS on see teine suurim ja siis on muidugi veel variant tegelikult teha nutirekas omal Apple TV-ga, kus sa kasutad hoopis teist eraldi välist Apple'i digiboksi on ju. Näed, nad ütlevad, Samsung ja LG on tulemas, ehk et siis täna on Sony, Philips ja TCL-i Androidi äpid on olemas, sina saaksid hakata kasutama ja Samsung ja LG on tulemas, nii et loodame, et nad on tulemas, jah. Aga teine huvitav asi on see, vaata, et kui sul ei ole siis sellist nutitelerit, kus mingisugune operatsioonisüsteem jookseks, kus seda äppi saab kasutada, siis sa pead kasutama boksi. Ja ega see nüüd väga hull ka ei ole, nad tõid välja uue boksi ühtasi, mis on ka Android TV peal. Ja see boks, ma ise ei ole veel kätte saanud seda, see on meil järgmise saate teema, kus ma siis saan oma kogemusi rääkida. Tõenäoliselt ma pean selle boksi võtma. Aga see boks numbrite või näitajate järgi on ikkagi täitsa uus tase. See pakub 4K pilti, mis on HDR-i toega ja Dolby toega, ehk et täitsa mitu põlvkonda hüpet edasi sellest Elisa digiboksist, mis mul täna on. Ja Chromecast on sinna boksi sisse ehitatud, ma saan veel ühest jubinast tõenäoliselt lahti oma teleri küljes ja tal on tegelikult Androidi platvorm, et ma eeldan, et kui Elisa nüüd seda lukku pole väga keeranud, et siis ma saan sealt samast Androidi poest tõmmata endale ka need äpid, mida sina räägid, Jupiterid ja kõik muud asjad. Et mulle tundub ka, et see boks iseenesest kõlab nagu päris hea asjana. Just, tundub küll, jah. Ja ma uurisin helistasin, et mis ma nüüd tegema pean, et kui ma tahan seda asja saada. Siis tuli välja, et ma pean pakkima oma vana digiboksi kokku, koos kõigi juhtmete ja pultidega, mis mul pakkuda on, ja viima neile esindusse ja nad annavad uue vastu. Mul tekkis juba mure, et kas ma pean ka internetiühenduse ruuteri maha võtma, kuna see esialgne sõnum klienditeeninduselt oli, et kõik lepingud tehakse uued, te saate kõik uued asjad. Ja siis selgus, et seda ikkagi ta uuris veel spetsiaalselt, helistas 10 minuti pärast tagasi, ütles, et ei, et ruuterit ei pea, et võtta ainult digiboks, aga kes läheb seda digiboksi tagasi viima, Elisa on erakordselt, ma ütleks, minu arvates isegi veidralt pedantne nende asjade suhtes. Et kuni selleni välja, et sa pead selle, mis iganes võrgukaabel sul seal oli, sa pead selle ka boksi panema, et muidu tuleb pahandus. Ja ma siin hiljuti tegin Elisa, kas sina oled muide Elisa mobiililepingut teinud või? Olen küll, jah. Kas sinu käest küsiti, ühesõnaga tuli välja, et see SIM-kaart, mille ma sain, selle ma rendin Elisalt. Ja kui ma kunagi tahan seda lepingut lõpetada 32 aasta pärast näiteks, siis mul on lepinguline kohustus võtta see SIM-kaart ja viia neile tagasi. Neil on see arvel. Neil on see arvel, jah. Ja muidu ma saan, ma ei mäleta, kas see trahv oli 10 eurot või. Ma mõtlesin, ma pean küsima Elisa inimeste käest, mul on meelest läinud, praegu tuli meelde, et mida paganat nad teevad? Et kas see on lihtsalt mingi viis see 10 euri minu käest nagu hiljem kätte saada või et mida paganat nad hakkavad pihta mingite vanade SIM-kaartidega ja miks ma pean saama 10 eurose trahvi, kui mul see näiteks ära kaob umbes. Minu mõistus ei võta seda. Sinu distsiplineerimiseks mõeldud lihtsalt siuke asi, et sa ei tunneks liiga mõnusalt ennast. Umbes niimoodi jah, et ikkagi Elisa on tähtsam kui mina. Ja ühesõnaga see digiboks ka, et pakige siis kõik iganes, mis teil seal oli, uskuge, Elisa inimestel on see arvel ja te peate viima selle sinna tagasi. Aga saame siis kuulda, kui sa oled uude digiboksi kätte saanud, et kui palju sul siis oled võlgu jäänud oma vanade kaablitega. Jah, palju võrgukaabli hind on, et ei tea. Aga ma olen väga optimistlik, et ma
meil tekkis siin sinuga arutelu, et kas Telia Digibox töötab ka iga internetiühendusega. Noh, et kas ongi nüüd asi nii kaugel, et ma võin olla kelle iganes netiühenduse küljes, aga tele võtan sealt, kus mulle meeldib. Seda enam, et need Eesti, nii Telia kui Elisa tegelikult on ju laiendanud ka oma sisu tootmisteks. Et nüüd, kui ma olen näiteks Telia klient, aga tahan vaadata mingit, mis iganes Elisa seriaali, et miks ma siis peaks mitte saama, kui ma tahan Elisele maksta selle eest või siin käib kõva võistlus, Telia teeb oma Inspirat, Telia teeb oma Huubi ja see on täitsa loogiline see küsimus, jah. Aga Telias on olukord keerulisem praegu ikkagi. Sest mõtleme Telia klientidele, et me ka süüvisime sellesse, ma isegi suvel aitasin ühel sõbral kodus üles seada süsteemi ja saime aru, et Telial on, kui sa ei ole samas Telia nagu internetiühenduse otsas, siis see Digibox näitab natuke kehvemat pilti, see ei ole full HD. Jah, et ta põhimõtteliselt töötab, on ju. Siis ehk, et kui sa oled Telia televisiooniteenuse klient, võtad selle Digiboxi, aga paned selle mingisuguse kelle iganes internetiühenduse küll, kes ta põhimõtteliselt töötab, aga ta näitab 720p pilti. Nüüd, kui sa paned ta Telia võrku, siis ta näitab 1080p pilti. Aga Eesti telejaamade HD minu meelest on endiselt 720p. ERR peaks olema ikkagi... Või on või? Vanasti oli küll. Aga muidugi need välismaakanalid on paremad, on ju. Et seal on ka mingisuguseid veidrusi veel sees, aga läheb aeg edasi, ma ennustan, et see kõik muutub mingi selliseks, me hakkame rääkima sellest metaversist, et see muutub ka metaversiks. Kuule, aga lähmegi siit nüüd väiksele pausile ja siis räägime edasi. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund läheb edasi ja jagame nüüd korraks oma kogemusi sellest, kuidas ikkagi on käima läinud Eestis digitaalne vaktsineerituse kontroll. Me oleme siin saates ka rääkinud mitu korda selle kohta, mis on nagu hädad ja mis on head asjad olnud ja kuidas see võiks toimida. Aga nüüd meil võimalus jagada praktilist kogemust. Henrik, sina käisid sellisel massiüritusel arvamusfestival, on nii? Jaa, loomulikult. Ja mina käisin ka. Ja seal oli siis selline poliitika, et kus igaüks, kes tahtis sisse pääseda sinna alale pidi näitama seda Euroopa Liidus kehtivat standardset COVID-passi, kus on kirjas, kas oled vaktsineeritud või läbipõdenud või äsja andnud negatiivse testi. Ja tegelikult me saime mõlemad sellise huvitava kogemuse, me käisime eri aegadel või eri kohtadest, et kuidas siis sisenemine oli. Kuidas, ma küsin sinult, et kas oli järjekord, kas vaadati lihtsalt seda PDF-i või piiksutati ja kuidas inimesed suhtusid sellesse? Oli järjekorras, ma läksin päeva alguseks, mis tähendab, et mõned inimesed olid enne mind ja seal igas väravas oli mitu noort inimest telefonidega, nutitelefonidega ja nad lihtsalt skännisid, kui see esimest korda ma tõesti nägin, et skänniti siis need QR-koodid läbi, et mitte lihtsalt ei vaadatud oma lasersilmadega selle peale, vaid skänniti ja see võttis iga inimese puhul aega, ma ei tea, mis ma ütlen, 2 sekundit, 1, 3, midagi sellist. Mõni jäi sinna natuke kohmima, et oot, kus ta mul on, aga nii kaua sai siis teisi skännida. Ja ühel inimesel meie seltskonnast ei olnud vaktsiini tehtud ja tema siis suunati kiirtestima kuhugi ja öeldi, et tule siis tulemusega tagasi. Et kõik nii palju, kui mina nägin ja ma käisin ikkagi ka mitmel päeval ja kogu aeg ka väravatest sisse välja, et kõik sujus, kõik toimis ja mida oligi arvata, et kui lähteülesanne on see, et võta nutitelefon ja näita talle QR-koodi, siis see ei ole raketiteadus, mille jaoks nagu meil siin, mis meil olid, mõned kinod ja mingid muud asutused hakkasid alama, et kuidas mingi ilmvõimatu asi on tehtud ja tohutu protsess ja kes see, kuidas ja üldse, kus see tuleb ja me ei saa. Et selgus, et saab küll ja saab väga suure ürituse puhul, see käes 1000 inimesi, mitte mingit probleeme. Täpselt. Mul on minu kogemus väga samasugune, et väga hästi toimis, inimesed läksid kaasa ja kui mina hetkel sisse läksin ja võib-olla ei olnud tipptund, aga minu kõrval olid ka mõned eakamad inimesed, kes olid otsustunud välja printida oma QR-koodi, jällegi mingit probleemi ei olnud, piiks ja igaüks, kes siis ära oli lävinud selle sõela 2-sekundilise, pandi käepael peale, et ta ei pea seda mitu korda tegema, võid sisse välja käia. Ehk siis see oli näide, et kes tahab, siis saab väga hästi selle protsessi tööle panna, mingit probleemi see ei ole, raskusi ei ole, nii et... Ja. Et ainukene pidur saab olla ikkagi ainult see, et inimene nõuab
et ma tahan tulla teie üritusele, kuigi ma ei ole vaktsineeritud. Seal on see koht, mis on probleem, mitte. No ja aga siis ta lihtsalt, aga see on ju sama, kui sa tuleksid ilma piletita, mis see vahe? No just. Et siis lihtsalt öeldakse, et Hans, et me ei saa sind sisse lasta, sa ei tohi minna, sorry, sul ei ole paberit või sul ei ole piletit või sul ei ole QR-i, et ole hea, ära tule. Aga mul tuli selle peale meelde, et mulle kirjutas juba augusti alguses üks inimene, kes teeb sellist piletimüügi keskkonda nagu Fienta, mis on Eestis kanda päris hästi kinnitanud ja juba augusti alguses kirjutas, et nad lasid välja uuenduse oma piletite kontrollimise äpist, millega saab uksel läbisegi kontrollida nii pileteid kui erinevaid koroonatõendeid. Et nad pressiteadet ei hakanud tegema, aga igatahes see inimene, kes siis kontrollib neid Fienta tõendeid või pileteid, eks, et sama äpiga, sama soojaga saab kohe ka koroonatestid läbi lasta, jällegi. Tuleb välja, et ei ole vaja mingite strateegiatöö nõugruppide koosolekuid ja ma ei tea, mis hirmsaid asju teha, ümarlaudu ja mõjuanalüüse, vaid on üks firma, kes lihtsalt tegi selle hästi vaikselt ära, tundub, et ei olnud eriti suur asi ja kõik käib. Et mind on pannud ikkagi hämmastama see meie e-Eestit tabanud nagu kollektiivne õpitud abitus ja suur ving ja hala, mis on nagu käima läinud. Just, saab ikka, kui tahta. Isegi väga tahtma ei pea, ma ütleks. see ei ole mingi mäe otsa ronimine. Nii, mis meil veel? Mida aga väga ei saa, isegi kui väga tahta, on uut graafikakaarti. Nvidia, kes siis on maailma juhtiv graafikakaartide, mitte isegi tootja, vast võib ütlema arendaja, kes siis põhimõtteliselt loob uusi arhitektuure. Ütleb, et ikkagi nõudlus ületab pakkumist, nad ennem hoiatasid, et terve selle aasta. Nüüd nad ütlevad terve järgmise aasta. Minu meelest see alguses oli 2020 lõpuni, siis öeldi 2021 sügiseni, siis öeldi 2021 lõpuni ja nüüd on siis tulnud välja, et 2022 ka veel ja sellega seotud uudis on see, et siin mõned päevad tagasi kogu autotööstuse praktiliselt aktsiad kukkusid, Toyota näiteks kukkus 4,4%, mis selles valdkonnas on suhteliselt märkimisväärne ja peaaegu ainukene põhjus selleks oli tõdemus, et kiipe ei ole. Et ei saa teha nii palju autosid, nii palju tooteid, kui on tarvis, sest kiipe ei ole. Ja see, et sa võib-olla ei saa, ma ei tea, uut Batmani või mida iganes mängida, eks ole, oma arvutis, et see on ka tegelikult üsna ebameeldiv. aga kui me ikkagi ei saa toota autosid ja ei saa toota võib-olla mingisuguseid muid seadmeid, sest kiipe ei ole, siis on olukord kurvem. Ja tundub nüüd, et see jätkub igatahes 2029 veel vähemalt aasta aega. See jama. Tundub nii jah, et seal on esiteks nõudlus on suur ja teiseks pakkumine on madal ja nii see kokku tekibki, et kui sa tahad osta uut graafikakaarte, siis sa näed seda ainult eBay's ja teistes selles järelmüügiturgudes, kus on kilest välja võtmata uued karbid, on 2 või 3 kordse selle hinnaga, mis on selle nii-öelda soovituslik jaemüügi hind. Ja ma arvan, et võib-olla kui paljud inimesed ei saa aru, et millest see järsku nagu tekkis. Ma võin tuua väga lihtsa paralleeli, et kuidas siis nüüd on, et maailm ei suuda seda lahendada nii kiiresti, et kui hambaared otsa saavad, siis me teeme juurde. Aga meil on umbes samasugune olukord, nagu meil oleks üleöö puudu näiteks pool vajaminevast elektrist riigis. Ja see ei ole selline asi, mida sa saad, et pange homme mingi liin tööle, et ups tuli välja, et me arvestasime valesti, et tegelikult on poole rohkem elektrit vaja, vaid see võtabki aastaid. Ja küsida, nii, kust me seda saame? Tuleb ehitada mingid jaamad. Kuhu me selle ehitame? Kus see sisseseade tuleb? Kuidas me selle kõik tööle paneme? Kuidas me ära ühendame? Siis see kiibi tootmisega on samamoodi, et see on ikkagi väga keerukas valdkond. See ei ole rauast haamrite tagumine, eks. Et see võtab aastaid aega, et valesti arvestatud, ütleme suurenenud nõudlust tagasi teha. Ja see on see auk, kus me istume ja see võtabki aega. Nii et minu selline tarbijasoovitus on see, et kes tahab mingit elektroonikavidinat osta, kui näete praegu, mõtlete, et kas osta nüüd või 6 kuu pärast või 12 kuu pärast, kui saate käed külge, võtke igaks üks ära. Et võib vabalt olla, et on defitsiit ja kestab veel tükk aega. Me läheme siit pausile, sest reklaamidefitsiiti ei ole ja tuleme varsti tagasi. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.
digitund on teiega tagasi eetris, Hans Laugas, Henrik Roonemaa on siin ja me räägime järgmiseks siis sotsiaalmeedia uuest tulemisest või uuest põlvkonnast. Me nägime tulevikku, me nägime seda, mis tuleb pärast meie maailma. See võib teha suuri sõnu ja kindlasti Mark Zuckerberg ka väga tahab, et me teeks suuri sõnu. Sa võtsid eepilisi mõõtmeid juba selles oma tupustuses. See ongi eepika, mis toimub. Konkreetsemalt siis näitas Facebook oma uue toote, uue keskkonna sellist prototüüpi kitsale ringile kutsetega proovijatele. Ja kõigile ajakirjanikele. No ajakirjanikele just. Kust on siis, mille põhjal me saame, ise seda pole proovinud, aga selle pealt me siis näeme, et mis see on. Tegu on siis selline, kuidas öeldagi, selle toote nimi on Horizon Workrooms ja see kontseptsiooni nimetab siis Zuckerberg Metaverse'iks. Metaverse on tegelikult selline levinum termin selle virtuaalse maailma kohta, mis on nagu meie füüsilisest maailmast nagu sellega paralleelselt eksisteeriv ja arenev. Minna konkreetseks, millest jutt on? Jutt on siis sellest, et me virtuaalreaalsust kasutaksime mitte ainult mingite mängude ja meelelahutuse tegemiseks, vaid päriselt töiseks ja praktiliseks igapäevasteks asjadeks. Ja Facebooki Horizon Workrooms on siis selline koht, kus sa logid sisse ja sa oled näiteks koosolekul koos teiste inimestega. Aga mitte nii, et igaüks ei ole mitte nagu ekraanil nagu Zoomi kõne, vaid me oleme 3-mõõtmelises ruumis. Istume sa oled nagu multikas või nagu, ma ei tea, Simsi mängus võib-olla on siuke lähim paralleel või kes mäletad see Second Life'i asi käis kunagi Eestis väga ammu. Ja see meenutab väga seda. Ja ühe erinevusega, et selles Facebooki maailmas inimestel ei ole jalgu. Et siuksed poolikud tegelased hõljuvad õhus. Ülemine pool inimesest hõljub siis ringi. Aga matrioška või mingisugune. Aga nad ei ole jõudnud, ma arvan, veel teha neid jalgu. Et see mõte on jah siis selleks, et teil on kaugtöö või näiteks meie sinuga teeme ka on ju praegu kaugtööd, et me näeme üksteist ekraanil, aga see on ikkagi nagu ekraan selline, ta ei ole, mul ei ole, eks ole, nagu tunnet, et ma oleksin sinuga ühes ruumis, et sina oled oma kuuris, kirves on taga seina peal see on nagu teatrietendus, et kui kirves on seina peal nagu esimeses vaatuses. Siis selle Horizon Workroomi mõte on jah see, et me paneme need virtuaalreaalsuse kolakad pähe ja siis meil tekib tunne, et me oleme sinuga samas ruumis, me istume sama koosoleku laua taga, sa võid tõusta näiteks püsti ühel hetkel ja astuda tahvli juurde ja sirgeldada sinna midagi. Ja see tähendab, et sa ka reaalselt selles oma kuuris astud püsti 0,5 meetrit eemale ja joonistad õhku virtuaaltahvlile mingi asja. Aga meile paistab see kõik kui üks tuba, eks. Ja sa võid võtta sinna virtuaalsesse koosolekusse kaasa oma arvuti, ehk mis iganes sul arvutis on lahti Slack või Google Docs või millega inimesed tööd teevad, siis see kandub sinna üle, sul on seal ka arvutipilt ees, ehk sa ikkagi täiesti nagu istuksid koosolekul. Inimesed on sinust vasakul paremal üle laua, kus nad on. Inimeste käežestid tulevad kaasa. Žestid on, kehakeel tuleb kaasa, see on päris võimas. Ja see kõik näeb välja nagu multifilm, aga ta näeb välja, ma arvan, et sellel on väga selge tehniline põhjus. Lihtsalt need virtuaalreaalsuse peakomplektid ei ole täna nii võimsad, et nad suudaks sellist päris inimest kuidagi kuvada. Et nad suudavad, see pilt peab olema väga lihtsustatud ja kõige lihtsam on multifilm. Sul näo detailsust on väga vähe, ma lihtsalt tõmban sulle näo ringi ja ühe värviga täidan ära, et seda see jaksab näidata see masin. Jah, mis on päris naljakas praegu, sest et siuksed multifilmi tegelased istuvad ümber laua ja räägivad hirmus tõsist juttu, žestikuleerivad. Ega see on võib-olla siuke tänapäeva elu allegooria, ma arvan. Kuidas me valisime presidenti. Näiteks virtuaalses ruumis. Virtuaalsed kärajad. Aga selle, muide, nende multifilmi tegelaste detailsus osas on kindlasti nagu palju arenguruumi, nagu sa ütlesid ka, et näiteks mul tuleb kohe meelde, et Eestis on üks väga äge startup Wolf 3D, mis on juba tükk aega teinud ja ehitanud seda, et me saaks ehitada sellised väga isikupäraseid ja kirevaid ja mitmekülgseid enda selliseid karaktereid sinna Metaverse'i, mis on siis, olgu siis Facebooki maailm või mingi muu virtuaalkeskkond. Aga mida ikkagi Zuckerberg ütles on see, et varsti me ei istu Zoomi kõnes, kui me vaja tööd teha, vaid me istume sellises toas. Ja ma arvan, et paljud inimesed on sellest nagu lähevad närvi, et kurat küll, ma ei taha minna sellisesse Zuckerbergi sinna multifilmi maailma tööd tegema,
töö on tõsine asi. jah, no vot, ma ei teagi, mis see on, aga ma nagu lugesin juba neid selliseid reaktsioone ja vaatasin ja see tekitab, ma ei tea, kas asi on sellest taga on Facebook, millel on lihtsalt maine on väga kehv või inimestel on tekitab ebakindlust ja sellist tõrget see, et juba see nii-öelda videokõnepõhine kaugtöö on nagu siuke ebameeldiv mingi liiga palju saab, et kui me läheme veel sügavamale sinna virtuaalmaailma, siis see on nagu veel rohkem tõrget tekitab, et ta kindlasti ei ole see, kuhu inimesed hõisates lähevad. Mina arvan, et see on tulevik. Ma ei tea, kas ta on täna, kas see on see Facebooki lahendus, kas ta on nende peakomplektidega, kas ta on selline multifilm. Need on esimesed katsetused ja nad kuhugi jõuavad, aga ma ei kahtle, et see tunne, et sa oled teistega ühes ruumis, et te jagate mingit energiat, eks ole, mingit kreatiivset energiat, saate oma ideid edasi anda ja nii edasi. Et see tunne on kindlasti selles keskkonnas palju parem kui see, et me vaatame neid kergelt ruudulisi mingit Zoomi pilte ja mõni lülitab välja, eks ole, ja siis kui mõni on nagu lihtsalt siluetina, sest valgus on valesti ja nii edasi. Et ma arvan, et see tunne on väga hea ja see tõenäoliselt tõmbab inimesi. Sest täna ta on ikkagi, kui ma kujutan ennast ette mingisuguseks ettevõtteks, ta on ikkagi tehniliselt paras väljakutse. Kui ma saadan kas või 500 inimest, ütleme nii suured ettevõtted, Eesti näitel, saadan 50 inimest koju tööle. Ja nüüd ütlen, et nüüd hakkame seal Facebooki keskkonnas koosolekul olema. Siis arvestades, et iga see seade maksab 400 eurot, isegi natuke rohkem, siis ma pean tegelikult mitukümmend 1000 eurot välja käima, et osta inimestele koju laua peale need koosolekuseadmed. Jah, kui ma jätangi nad koju, siis mingite kohvimasinate ja kontorirentide ja kontoritoolide ostmise, ma hoian selle raha kokku. See tegelikult on eelarves põhjendatav. Aga see on kulu, seal tekivad täna mingid toe küsimused, ma üldse ei kahtle selles, on ju, võib-olla mõnel on see saab tühjaks, kaob ära, koer närib ära, ei oska käima saada, äpp ei tööta, seda kõike nagu tekib. Ta nõuab selleks, et täiemõõdusest kasutada, nõuab ka rohkem ruumi, et sa ei istu laua taga kasuta seda, vaid kui sa tahadki sinna, tahad teha grupitööd ja liikuda ringi ja püsti tõusta, siis sa ei saa peaga vastu seina joosta kodus, sul on vaja sellist eraldi kaugtöö virtuaalruumi, kus sa saad rahulikult olla. Et ta kindlasti alguses on, me oleme selle kurvi väga alguses, et kuidas selle kasutusele võtta võiks toimuda. Jah, ja ütleme Facebookil on siin täna eelisseis võrreldes teiste firmadega. Ja see eelisseis on neil sellepärast, et nad mitu aastat tagasi ostsid selle Oculus'e ära. Oculus on siis see firma, kes teeb neid peakomplekte, on ju. Ja kui me turul ringi vaatame, siis ega seal nüüd väga palju neid peakomplekti tegijaid ju ei olegi. Eks, et ma ei tea, võib-olla veel paari tegelikult saabki nimetada, aga Facebook on natuke nagu Apple'likus seisus, et neil on riistvara ja tarkvara kõik oma majas. Ehk et nad saavad arendada seda seadet edasi ja arendada seda tarkvara või seda sellist nagu kogemust hästi lähedaselt kohe sinna peale. Ja see on täiesti kindel, et kui see tarkvara on arendatud just selle peakomplekti peale, siis see nii-öelda koosoleku kogemus, mis sa sealt saad, ongi täpselt selline, nagu Facebooki inimesed mõtlesid, et ta peaks olema. Et kui ma lähen ostan kuskilt mis iganes peakomplekti ja panen sinna mis iganes tarkvara, siis see võib töötada ja võib mitte töötada. Teine on Microsoft, kes oma seda HoloLensi teeb. Et nemad on umbes samasuguses seisus. Aga ikkagi oma tarkvara, oma riistvara, oma koosoleku keskkonnad. Ja ma arvan, mõnes mõttes Microsoft on palju paremas seisus, sest Microsofti keskkonnas inimesed on harjunud koosolekuid pidama ja tööd tegema, erinevalt Facebookist. Ja Microsofti ka suured firmad usaldavad igasugustes andmeturbe ja muudes küsimustes, on ju, mida Facebooki puhul ju ei ole. Vähemalt, ma arvan, kes ikka. Et neil on kindlasti palju raskem seda teha. Ja mõnes mõttes ma arvan, nad oleks võinud selle mingiks teiseks firmaks üldsegi välja võtta nagu Facebooki alt ja teha seda hoopis mingi teise nime alt ja teha seda ikkagi palju nagu ärikesksemalt. Ja ärme unusta, et Microsoftil on ka 10 aastate pikkune kogemus ja struktuur, et müüa äriklientidele üldse midagi. Ja et siis äriklientide juures ka juurutada seda, et ostad kasti ära ja me tuleme, paneme tööle ka. Et Facebooki klienditeenindus on allapoole nulli. Seda ei ole olemas. Just, ma arvan, et sa võtsid väga hästi kokku, miks Facebooki puhul on see väga pikk tee ja saame tõesti näha, kuidas see nagu
hakkab tööle või mitte. Aga see metaverse on huvitav, eks, et noh, see Zuckerberg ütleb just, et see koosolekuruum on ainult üks osa sellest, et tema ehitab uut internetti, mida erinevalt siis praegusest internetist me nagu ei vaata, vaid kus me oleme sees. Et see on täitsa põhimõtteline vahe, et see koosolekuruum on lihtsalt üks väike osa sellest, aga et see metaverse, tema tahab siis muutuda Facebookiga selleks metaverse'i firmaks, et tuleb siis selline virtuaalne koht, kus sa saad olla, sõpradega mängida ja kõike teha. Noh, iseenesest tegelikult väga kihvt eesmärk, et lõpuks, ma olen täitsa kindel, et lõpuks see maailma asi sinna poole liigub, kes sinna pärale jõuab, seda me näeme, aga me vist jõudsime pausini. Just, läheme pausile. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund jätkub ja me rääkisime eelmises saatelõigus sellest, milline tuleviku kaugtöö võiks olla sellises virtuaalses maailmas, aga mis on oleviku kaugtöö, natukene palju ebameeldiva, palju sellise, düstoopilisem, kuulates lugusid üle kogu maailma. Räägime konkreetsemalt siis mõnest näitest, mida näiteks USA-st on kuulda olnud. Probleem on siis selles, et ettevõtted tahavad saavutada rohkem kontrolli nende töötajate üle, kes teevad kaugtööd. Ja olla kindlad, et inimesed ei kao ära, sest et nende üle pole sellist kuidas siis öelda, ei saa veenduda, et inimene teeb tööd või on kohal sel ajal, kui ta on kuskil kodus. Sellepärast on siis kasutusel üha rohkem tööandjad võtnud Ameerikas kasutusele erinevaid jälgimisseadmeid, millega siis vaadata, mida inimesed teevad töö ajal. Ja mis see tähendab? See tähendab näiteks seda, et sa pead oma isiklikku arvutisse paigaldama sellise monitoorimistarkvara, mis logib kõike alates klahvivajutustest kuni hiireliigutusteni, samamoodi ka oma telefoni. See juba ise kõlab nagu väga õudselt, kuni selleni välja, et sa pead panema tööle kaamerad, mis monitoorivad sinu kodust siis töö paika. See, kus sa töötad pidevalt. Kas sa ikka istud arvuti ees on ju? Või sa sööd köögis kurgi või leiba? Ja kui sa lähed ära liiga kauaks, et tualetipausile, siis seda arvestatakse sinu tööajast maha. Ehk siis sa ei ole selles mõttes ka vaba oma kodus liikuma. See on selle kaugtöö, me hakkame nüüd nägema neid võimalikke varjupooli, eks ole, et ettevõttel on õigus nõuda, et ma tahan, et sa oleksid töö juures, kus ma tean, et sa oled, et pane kaamera üles on ju, ja ega siis ma arvan, enamuste inimestel ei ole ju sellist suletavat kabinetituba kodus, vaid ma ei tea, paned selle oma kööki või magamistuppa või vahepeal jalutab abikaasa läbi või lapsed või koerad või see on ja selleks ebameeldiv. Nõuab tööandja, et sa allkirjastaks alguses sellise andmete töötlemise leppe, kus sa ütled, et see on okei, et sinu tööandja töötleb ja salvestab videosid, kus on sinu pereliikmed, alaealised, kõik on peal, sinu isiklik elu, et sa pead selle allkirjastama, kui sa tahad siin töötada. Ehk sa annad nagu kõik üle, sinu kodu muutub osa töökohaks, mitte ainult selles mõttes, et sa ise oma mõtetes oled teed tööd, vaid et ka nagu tööandjal täielik kontroll su kodu üle. Ja neid firmasid on järjest tekkinud, kes nüüd pakuvad neid teenuseid ja ma arvan, et nagu ma ei tea, saatejuhtidele, ütleme firmadele, kes palkavad saatejuhte või kes palkavad minu pärast, ma arvan, isegi arendajaid või kus see töökultuur või ütleme, see tase on nagu kõrge. Et see on raskem tekkima nendes firmades, eks, sest see tööjõud on häälekam, neil on võib-olla rohkem valida võimalusi, kuhu tööle minna, nad ütlevad, ma ei ole nõus panema sinu pagana kaamerat oma magamistuppa. Et see pigem levib esialgu, näiteks samas artiklis, mida me siin ja millest me inspireerusime, seal oli lihtsalt Kolumbias olid need mingisugused tuhanded mingid kõnekeskuse töötajad. Samamoodi, ma arvan, just sellised lihtsama, ma ei tea, tootetoe, kasutajatoe töötajad, eks ole, mingi sellised pooltehnilised töötajad, keda sul on firmas hästi palju, siis esimese hooga surutakse see suur jälgimismaailm kaela just neile. Ja neil on väga palju raskem oma õiguste eest seista ja öelda, et me ei taha, me pole nõus. Nad on palju haavatavamas olukorras ja ma arvan, see tegelikult võiks olla koht, kus riigid väga kiiresti kohandavad oma seadusandlust ja küsivad, mis on normaalne ja mis ei ole, mida saab nõuda ja mida ei saa. Ja aga tead, kui huvitav on selle vaadates
korraks, kui tööandja vaatab seda ühe nurga alt, siis mis on selle teine nurk on see, hiljuti ma lugesin augusti keskel oli üks väga põnev lugu, seal tuleb jälle USA-st üha laiemast trendist, kus on nii-öelda valgekraed arendajad töötavad, on kasutanud ära seda trendi kaugtöös, et nad on kahekordistanud oma palga. Et nad on läinud 2 kaugtöö kohale korraga ja mängivad lõputut sellist ajastamismängu koosolekutega, et mõlema töökoha koosolekud mahuksid ära ja kasutavad võimalikult trikke ja siis muidugi ka mõlemad tööandjad mõnevõrra tõmbavad haneks, teevad vähem tööd, aga jätavad mõlemas mulje, et nad töötavad. Ehk siis on ka teevad seda, et kuna keegi ei kontrolli, siis ma saan teha asju, mida muidu ei saaks, mis ei ole ka aus, eks. Aga minule tundub väga paljuski lõpuks see taandub sellisele töökultuurile, kas töökohas on oluline teatud tagumikutunnid ja inimese üle kontrolli pidamine või mingid tulemused ja kui inimene toob tulemuse ära 5 tunniga 8 asemel, siis võib-olla ei olekski probleem, kui ta seda teeb nii efektiivselt. No jaa, aga vaata omaette küsimus on, et kui sa oled nagu sellisel pooltehnilisel tööl, et mis see sinu tulemus siis on, et jah, et me võime mõõta, et mitu kõnet sa vastasid või midagi sellist. Et tõenäoliselt seda saab teha, aga ilmselt on palju töökohti, kus ongi oluline, et sa oleksid olemas. Et kui see pagana tootetoe telefon heliseb, et sa nagu võtaksid selle vastu ja oleksid arvuti taga ja valmis seda olukorda siis nagu kiiresti lahendama. On ju. Aga muidugi seal on võimalik välja mõelda terve hulk nagu muid asju, mida mõõta. Ei, aga väga õige, aga see ongi näiteks, kui see mõõdik on, siis seda tuleb mõõta tulemuse põhjalt, et kas sa võtad selle toru vastu või ei, mitte et sa filmid seda tooli sinu korteris, kas seal istub inimene peal või kas sa käid WC-s või ei käi, et see on ikkagi päris hirmutav, milleks on valmis nagu sellised ettevõtted minema tänapäevaste digitaalsete vahenditega, mis panevad sellises nõrgemas positsioonis töötajaid siis tõesti installeerima kõik võimalik keyloggereid oma arvutitesse ja muid asju, millega kõike monitoorida. Just eelmise nädala uudis oli, et Apple, kes muidu pidi ju sügisest kutsuma inimesed tööle tagasi ja inimesed ütlesid osad, et me ei taha tulla, te ei saa sundida ja siis Apple ütles, et saame ikka küll. Ja Google on ju ka võidelnud nendega kõvasti minu meelest, kas neil oli mingisugune ähvardus, et kui sa tahad kodus töötada, siis lase käia, aga me maksame sulle 4% võrra vähem palka. Et me ikkagi tegelikult tahaksime, et sa oleksid kontoris on ju. Et aga Apple nüüd lükkas selle vähemalt siis aasta jaanuarisse ehk siis mitu kuud edasi, sest jälle viiruse numbrid lähevad üles ja nad ei taha ikkagi inimesi kontoris näha. Et see järjest enam levib ja tuleme tagasi oma eelmise uudise juurde, et kui sa seal Metaverse'i nii-öelda maailmas tööd teed, siis see, kas sa virtuaalreaalsuses koosolekul oled kohal, see on näha. Sa ei saa pilti nagu kinni panna, aga kui see trend nagu levib ja me ikkagi kõik teemegi tööd kuskilt kuurist, siis ma arvan, tekib väga palju nagu küsimusi, et mis su efektiivsus on, kus sa oled ja kuidas me seda mõõdame ja kuidas me mõõdame seda nii, et see oleks arusaadav nii sulle kui mulle näiteks tööandjana. Et me lepime kokku, et see on mõistlik, et ma mõõdan sind ja nii edasi, nii edasi. Et need küsimused, ma arvan, seisavad väga-väga paljudel eestlastel ka ees, need arutelud. Nii on, aga meil tundub, et seisab ees öelda teile nägemist, aitäh, et olite meiega ja oleme tagasi eetris nädala aja pärast. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.